Milline on teie kogemus noorte juhendamisel? Mina olen praegu Nutikeen huvikoolis 3 aastat robootikaõpetaja laps ja varasemalt olen ka päris palju noortega kokku puutunud, et olen Kaitseliidus kodutöörühma abi. Millised muljed film teile jättis? Film oli alguses pisut segane, aga lõplik mulje oli väga hea, et ta on hästi innustav, näitab, kuidas tüdrukud võiksid rohkem tehnoloogia poole pürgida. Et kui ma vaatan näiteks enda gruppide pealt, siis minul on, ütleme, 16 lapse peale 2 tüdrukut võib-olla grupis, et seal see film innustaks neid päris hästi tehnoloogia poole liikuma. Kas probleemid või tegevus tundus teile tuttav? Pigem mitte. Tegevus filmis siis oli raketitehnoloogia rohkem. Et Eestis mina ei tea, et väga tegeletakse sellise alaga, kuigi see on väga põnev ja väga huvitav ja kindlasti lapsed oleksid huvitatud sellest. Aga probleemid pigem, mis see filmis olid, on ka meil siin olemas. Et ka meil on näiteks projekti ülesannetes päris tihti seda tunnet, et tahaks nüüd käega lüüa, jätta pooleli või üldse ära lõpetada. Et selle filmi eeskujul võiks siis jätkata oma tööga. Need ka seal filmis siis see peategelane tahtis pooleli jätta oma tööd, kuid lõpuks isa ütles talle filmis, et ei ole Allamil ei ole valik ja lõpuks see rakett lendas tal täiesti ideaalse lennu. Et täpselt sama on ka meil tegelikult rendides. Kas selle filmi vaatamine tõstis teie tuju? Jaa, tõstis. Et film oli pigem hästi tehtud, hästi näitas seda päris elu rohkem, et kuidas päriselus need asjad käivad, et mismoodi lihtsast hobist kasvab midagi enamat. Et ka filmis tuli juttu päris palju sellest, et selle tüdruku põhitegevus siis või ütleme, kõik, mis ta teeb, oli seotud selle raketiklubiga juba. Et see võttis enamuse osa ajast. See oli päris tore tegelikult.